Roosi, palju õnne sulle. Nii raskel võistlusel tuli võit. Räägi oma tundeid. Suur aitäh! Oli tõesti raske, ei ole kellelgi siin meist lihtne, et kõik on väsinud, kõigil on parmud. Muidugi on tunne väga hea. Kirjelda tänast sõitu, eilset sõitu, et mis teil läks hästi ja mis oleks võinud minna paremini? Eilse sõiduga ma olin väga rahule, et tõesti hobune oli väga koostöövalmis ja ei saa millegi alal vinguda. Täna oli natukene raskem, sellepärast et hästi palju oli parme, hästi palav olime eilsest väsinud, aga sellegipoolest Ruhnante võttis kokku ennast. Te käisite ka Põhjamaade meistrivõistlustel alles hiljuti. Räägi, kuidas sul sealne võistlus tundus ja kas oli närv sees ka sellisel suurel võistlusel olla? Muidugi oli ja see võistlus oli hästi suur kogemus mulle, samuti hobusele, kõik pikk reis, et natukene vaadata, kuidas siis ka väljaspool siin Baltimaad või Eestit asi toimuvad. Väga huvitav kindlasti ja väga kasulik. Millised nüüd sinu järgmised plaanid on, et kas sa plaanid kunagi ka Euroopa meistrivõistlustele minna? Jah, tegelikult oli plaan ka sellel aastal minna, aga kahjuks ma jäin peale Põhjamaa meistrivõistlused haigeks. Et siis loodame, et äkki järgmine aasta saame selle unistuse täide viia. Aga soovime sulle edu ja väga tublid olite, palju õnne veel kord! Suur aitäh!